alustame sissejuhatusega, sest meil tuleb tehnilisi termineid ja võib-olla mõne jaoks on see igav, nad teavad seda, mõne jaoks ei ole, aga püüame siis jõuda siin mingi ühisele nimetajale, kus me nendest tehnilistest terminist ka aru saame. Nii, esiteks, et me läheme geneetikast, eks ole, mida me seal geneetikas üldse vaatame. Et no meil kõigil on DNA igas rakus ja seda DNA-d kokku on küll päris palju, 3 miljardit siis sellist aluspaari, aga seal sees on veel teatud erinevused, nimelt me saame vaadata mitokondrit, mis meil on kõigil rakkudes olemas, kus on eraldi üks rõngas molekul, eraldi DNA ja lisaks on Y-kromosoom, see on ainult meestel siis ja see siis määrab selle bioloogilise meessoo. Nii, lähme edasi. Okei, et meeldetuletus kõigile, ma võib-olla ei mäleta, et kui me räägime DNA-st, me räägime nendest aluspaaridest, neid on 4 tükki ja noh, keemiasse me ei lähe, aga igatahes neid lihtsalt tähistaks teatud tähtedega. Nii, lähme edasi. Ja kui me nüüd seda DNA-d seal püüame kuidagi vaadata kõigile arusaadaval kombel, siis seda võib ette kujutada tegelikult kui sellist põhimõtteliselt nagu teksti tegelikult, et me paneme need aluspaarid ritta ja me võime terve sellise raamaturiiuli neid aluspaare täis kirjutada. Et kõige lihtsam, kõige võib-olla arusaadavam ettekujut sellest on tekst, kus siis iga aluspaar on näidatud sellise tähele, sümbolina. Nii, aga selles kõigis meis on selles tekstis on erinevus. Erinevus on siis mutatsioonid. Mutatsioonid lihtsalt juhtuvad. Seal taga on bioloogiline põhjus, muidu oleks kõik ühesugused, kui meil poleks neid mutatsioone. Mutatsioonid on erinevaid, on kiiremaid, on aeglasemaid, on mutatsioonid, mis muudavad ainult ühte tähte, on mutatsioonid, mis muudavad tervet lõiku, eks ole, kas kustutavad seda lõiku või lisavad seda lõiku. On kordusmutatsioonid, need on erinevad. Nii. Jah. Ja mida meie siin väga palju vaatame, on selliseid just punktmutatsioonid, kus siis üks täht on seal tekstis muutunud, nagu me seal all neid punktikesi näeme, et mõnel on A, mõnel on seal asemel C, mõnel on G. Ja kuna see genoom on väga pikk, eks ole 3 miljardit sellist tähte, siis me võime neid muutusi, mis igaühes palju. Ja selleks, et aru saada, peame me võrdlema meid omavahel. Et kui me ei võrdle, siis me neid muutusi, ainult ühes genoomist tegelikult ei piisa, meil on vaja rohkem, et neid erinevusi näha. Ja need erimutatsioonide tüübid, eks ole, on kõigil on teatud mutatsioonide kiirus, et kui sünnib laps, et talest, võib-olla tal on mõni mutatsioon, kui ta võrdleb vanemaga, pole rohkem. Et ma nii spetsialist täpselt ei ole, seda väga sellist lühikest ajavahemikku pole ma uurinud ise. Aga on ka väga kiiresti muteerivad mutatsioonid, mis tõesti tegelikult muutuvadki ühes põlvkonna jooksul ja siis niimoodi käiakse, võib neid vanema lapse bioloogilisi suhteid määrata, et me vaatame teatud mutatsioon, mis võime kindlaks ära juba eelnevate uuringute pool kindlaks tehtud, mutatsioonid, mis muutuvad kiiresti, neid on palju üle genoomi ja siis me võrdleme näiteks vanemaid ja lapsi või lapselapsi või mis iganes seal sugulusastmeid ja nende mutatsioonide võrdluse saame siis määrata seda sugulusastet, just veresugulust, bioloogilist sugulust. Nii, okei, aga kui me nüüd oleme nüüd sellise DNA-asja nagu läbi rääkinud, siis tahame omavahel need võrrelda, siis muidugi me peame koguma neid proove, et siin on et millest ma pärast hakkan rääkima sellest sisust paljuski nagu geenivaramu pealt ka, mitte ainult, aga geenivaramu ka olulist rolli mänginud. Ja see kogumine on omaette suur aktsioon. See oli päris lihtne. Siin on eetika küsimused, mida me kogume, mida me küsime sünni kohta, küsime rahvust või vähemalt, kelleks inimene ise peab, eks ole, me ei saa inimesele öelda, et sa oled see või too, vaid me peame võtma teabeks selle, keda ütleb end inimene olevat. Okei, ja selle raamatukogu kättesaamiseks on tegelikult see on selline pikk ja keemiline protsess, mis on ka väga kallis, mistõttu see läheb palju raha, ütleme otse. Et kõiki neid ühes genoomist ei piisa ja meil on vaja rohkem nüüd üldse midagi näha. Siis see tehnoloogia on valdavalt sisse ostetud
mida me siis kasutame, et neid raamatukogusid ja neid tähtede järjestusi ja mutatsioone saada ja neid omavahel võrrelda. Nii, no see on üks tehniline pilt, kuidas see käib, aga okei, me võib-olla sinna ka praegu minema, lähme edasi. Nii, aga okei, oletame, et meil on nüüd kätte saadud mingi hulk inimesi, võetud neil verd või sülg või mis iganes, võetud see DNA, raha hakkama pandud ja saadud siis sekventse järjestus. Ja mis me saame teha sellega? Bioloogist on teada, et on teatud pärandumise viisid, et kui ma enne me rääkisin sellest mitokondrist, siis ma rääkisin Y-ist, ja rääkisin sellest kogu autosomaalsest DNA-d, mis ei ole see Y ega see mitokonder, siis neil on natuke erinevad pärandumisviisid, mis teebki neile huvitavaks. Et esiteks, kui me räägime Y-ist, siis Y pärandub meil meesliinis. Ehk siis igal mehel, kel on poeg, kannab sama Y-t. Aga aja jooksul see Y, see molekul kogub neid mutatsioone. Ja kui me hakkame lähme nüüd ajas tagasi ja hakkame mutatsioone lugema, me näeme neid nüüd jagatud mustreid, kes kellega mida jagab. Sama käib ka mitokondri kohta. Et mitokonder pärandub, mitte päris sama, ta käib, erinevus on selles, et ta pärandub naisest, emast lapsele, nii et kõigil mehestel on ka see mitokonder ja kui me võrdleme, me võime siin samamoodi võrdle, mis iganes, võtame siin ruumis mingi inimesed, võtame mitokondrid, mitokondrid on kõik olemas ja püüame siis niimoodi võrrelda, et mutatsioone siis paratamatult me leiame kuskil on mingid ühise sugulase, kes jagab need sama mutatsiooni ja mingi hetk lähevad erinevaks, eks ole. Kui see pilt pole arusaadav ja siis kui me arvestame ka mingi mutatsiooni kiirust, mida on juba mõõdetud eelnevate uuringute ja see on pikk protsess, ju aastakümneid on seda võrreldud, aga mingid arvud on saadud ja kui me veel arvutame seda kiirust juurde, siis mingi hetk me saame hakata nende liinide lahknemist dateerima, et millal siis need liinid on lahku läinud, kas siis emaliinid või isaliinid. Kui me räägime isaliinist, me räägime Y-ist, kui me räägime emaliinist, me räägime mitokondrist. Nii. Ja see veel, et kui me selliseid pärandamise vaatamis, me saame seal katkematuid genealoogilisi võib öelda liine, siis ainult siis isa, vanaisa kohta ja nii edasi. Ja siis, kui mida mitokondri, siis te katkematud emaliinid, mis siis laps, vanaema, vanavanaema, nii ainult emaliinis. Ja siis niimoodi saame infot nende inimeste kohta, mis elasid väga kaua aega tagasi, aga ainult ühe inimese kohta, siis me peame arvestama, et tegelikult meil on neid esivaneid palju rohkem ja igas põlvkonnas on see eksponentsiaalne kasv, et kui eelmises põlvkondas on meil kõigil 4, eks ole, üle-eelmises 4 ja siis edasi 8 ja nii edasi. Korrutame, see on 2 astmel 3 ja nii edasi. Et lõpuks tegelikult meil on veresugulasi kui nii võtta väga-väga palju. Ja kui me vaatame seda autosomaalset, siis me saame seda rohkem infot, natuke infot iga inimese kohta, kui me vaatame katkemata tema või isaliine, siis me saame väga täpset infot ühe inimese kohta kuskil minekust. Nii, jah. Ja see ongi see, et kas me vaatame kõiki natuke, aga saame kõigi kohta teada või väga konkreetselt ühe indiviidi kohta, ema või isaliinis. Nii. Olgu. Ja niimoodi on neid uuringuid tehtud, alustame praegu aegade algusest, sest selliseid puid me võime ehitada kõigi kohta. Me võime ehitada kõigi kohta siin toas, mitokondr on kõigil olemas, Y-kain meestel, või ka terve maailma kohta. Me hakkame koguda neid geneoloogias geeni andmeid kõikide kohta üle terve maailma. Ja esiteks kõige suurem puu, mis selliste näiteks mitokondris luuakse, ongi, see on selline näide, lihtsalt kõige tähtsam siin on see, kõige need sügavad liinid viivad Aafrikasse, mis vihjab siis sellele inimkonna Aafrika päritolule või väljarändele Aafrikast. Ja sama pilt on ka isaliinides, eks ole, Y kohta. Et jällegi on väga sügavad liinid Aafrikas, nende ühine juur on umbes 150 000 aasta eest. Ja mis on veel oluline tähele panna, et neil liinidel on mingid nimed ja neil on ka mingid numbrid.
et see on lihtsalt antud selleks, et saaks kuidagi neid omavahel nagu jutus nende kohta rääkida. Tegelikult seal taga on mingid mutatsioonide kogum, aga ilmselgelt iga mutatsiooni eraldi väljatoomine, noh, see ei ole võimalik, eks ole, et siis me jäämegi neid nimetame siin, me ei saa omavahel nagu infot vahetada. Siis neile on antud teatud numbrid, nimetused, tihti tähestiku järjekorras ja omakorda veel numbrid, et see, kuna see puu hargneb kogu aeg, siis igal harul on vaja mingisugune numeratsioon anda. Ja, näiteks siin on näide, noh, markeri nimi R1A, ja, et siin tasub vist, noh, see on lihtsalt nimetus, et ei tasu väga sellest kinni olla, kõige tähtsam on see võib-olla puu topoloogia. Ja nüüd veel korraks sellest, et okei, et meil on need liinid olemas, praegu me vaatame isaliini Y, et igas regioonis on tegelikult omad liinid, omad nii-öelda tähestiku tähed, omad, aga mõned on samas omavahel ka, noh, on ka ühiseid. Aga selle kohta siis Monika räägib täpsemalt. Tere, mina olen Monika, mis võtan selle kätte. Et jaa, ma korra kerin tagasi ühe asja juurde tegelikult, võib-olla siia, et üks asi, mida nende liinidega on, meeles tuleb pidada, kui me vaatame niimoodi kaugesse aega tagasi, nagu meie teeme, sest meie vaatame kaugetesse põlvedesse tagasi, on see, et alati on mingid liinid, mis surevad välja. Et kui meie praegu tegeleme tänapäeva inimeste DNA uurimisega, siis me saame infot ainult nende kohta, kes olid edukad, kes said järglasi, kelle järglased jäid ellu ja kelle järglased said ka järglasi ja nii edasi. Aga tegelikult oli ka palju neid, kes ei saanud järglasi erinevatel põhjustel või kui me vaatame isa ja emaliine, siis isaliinide puhul eriti, et kui mees saab ainult tütreid, siis paraku tema see Y-kromosoomi liin nagu edasi ei pärandu, et tegelikult tema ülejäänud DNA kõik pärandub edasi koos tema lastega, aga just see isaliin siis seal katkeb. Et see on ka nagu üks asi, mida meeles pidada, kuna me just selle tänapäeva DNA-ga tegeleme. Ma vaatan nüüd, kus me jäime. Selle Anna-Mai rääkis ära, jah, et sest mina olen ise uurinud Y-kromosoomi erinevates maailma piirkondade Y-kromosoomi, et tegelikult Anna-Mai ise on võib-olla isegi rohkem spetsialist Eesti alal. Et põhiline on jah see tervikuna edasipärendumine isalt pojale ja siis siin kõrval on lihtsalt, nagu Anna-Mai ütles, need nimetused, mis võib-olla kui keegi on huvi tundnud kunagi, siis no see peavalu tekib siin, eks, et kui inimene peab üritama vaadata neid väga pikki ja keerulisi korduvaid nimesid, aga see põhimõte on jah, nagu lihtsalt millestki, et oleks nagu mingi nimi. Siis võib-olla siin kaardi peal veel see ka, et nagu Anna-Mai mainis, on eri piirkondadele omased teatud liinid. Ja no, näiteks me siit näeme, et Euroopa piirkonnas on seal mingid R-liinid ja et just kui siin on eristatud siuke sinise ja kollasega nagu Ida-Aasia tüüpilised ja Euroopale tüüpilisemad liinid. Ja siis tihti, kui me vaatame just neid ema ja isa liine, siis mida võrreldaksegi nende erinevate liinide sagedust suuremas hulgas rahvas ehk siis mingis populatsioonis. Et ainult üks liin üksinda tegelikult ei ütle, et igal pool on teatud nagu segu nendest liinidest. Siis võib edasi minna. Ja siis ma räägingi natukene sellest, mis me oleme teinud Eesti isaliinide uuringul. See on siis põhiliselt Eesti geenivarama andmestiku põhjal. Ja kuna sellel ei ole ka mõtet ilma geograafiliste naabriteta või nendeta, kes elavad meie kõrval, no siis selle uuringu juures on tegelikult täiesti elutähtis omada head võrdlusandmebaasi. Ja no oleme proovinud neid andmeid saada. Terane silm kohe märkab, et väga haledalt on meil lätlaste ja leedulastega. Sellel on, no ei olegi nagu head põhjust, aga see on lihtsalt hetkel nii. Et siis kõik see, millest ma edaspidi siin räägin, natukene põhineb põhiliselt selle andmestiku, nagu kogu andmestiku analüüsil. Et eesmärk oli ikkagi vaadata, et millised siis on need Eestis levinud liinid. Muidugi seda uurimust on tehtud Richard Iremsi juhtimisel, kõik, kes võib-olla teavad, juba aastakümneid võib öelda. Aga nüüd me saame seda teha palju parema resolutsiooniga ja just see on oluline, mida Anne-Mai mainis, et me saame dateerida neid lahknemisi. Mine edasi. Siin on lihtsalt see täiesti väga üldine selline
nüüd on siis need nimed on seal all, nende isaliinide nimed, et mis meil, kui me lihtsalt niimoodi vaatame, et mis meil siis levinud on, ja on kohe näha, et meil on väga levinud see N3A4 ja N3A3, sellise nimetusega isaliin, ja siis need teised, see R1A, mis on ka nagu väga tugevalt esindatud. Kui sa paned nüüd edasi, siis siin on lihtsalt siuke, võib-olla on harjutud rohkem vaatama, nagu selline protsentuaalne tabel ka või see väike pirukas. Võib-olla natuke erinevate uuringute vahel need protsendid veidike erinevad, et eks me oleme ikka kinni oma selles valimis, mis meil on, aga et see N-ide hulk on nii, ütleme 30-40% Eestis ka nagu varem vist pigem on 30 raporteeritud. Et siis üle kolmandiku Eesti meestest siis on selle N-liini kandjad. Ja nüüd, kui lähed edasi, siis võiks midagi juhtuda, aga ei juhtu. Siis seal kõrval on lihtsalt näha ka, et see üldarv on lihtsalt erinevate värvidega märgitud selles tulpdiagrammis. Et kui me eristame selle N-i sees sellist kahte alamliini, üks on 3A ja teine on 3A4 ja 3A3, et siis ühte on neil seda palju rohkem kui teist. Ja nüüd me siis fantaseerime edasi. Ma ei tea, kus see pilt kadus. Küll ta tuleb. Ja et põhimõtteliselt, mis me oleme teinud, me oleme nende suurte proovide hulga pealt, me oleme ehitanud väga suuri fülogeneetilisi puid, et need samad puud, mida siin näidati, siis hetkel see valim kokku on olnud siis, ütleme, mingi 1200 inimest, 600-900 inimest ja me oleme neid puid teinud nende alamliinide kaupa eraldi. Ja nüüd, kui see pilt tagasi tuleb, et siis me peaksimegi nägema mõningaid neid suuri puid ja tegelikult on neid väga keeruline niimoodi siin seina peal näidata. Ja kui kellelgi on nagu väga suur huvi, et mis seal täpselt kuskil on, et siis me võime neid pärast vaadata siin palju lähemalt ka, et siin piltide peal nad saavad olema sellised hästi ülevaatlikud, hästi kokku surutud. Äkki on küsimusi seni selle geneetika osa kohta ja Anne mai muudkui vastab. Kui on küsimusi, küsige. Praegu on hea aeg. Jaa, palun. Et me teame mõnda aega ainult nüüd või ütleme võib-olla alates Ernst Forbertist ja teistest, et on olemas kromosoomid ja on olemas üldse mingi geenid ja nii edasi. Ja nüüd te näitate siin pildi peal, kui isal ei ole poega, siis kuidas isaliin katkeb. Kuidas inimkond teadis tuhandeid aastaid seda, et ta koostas aadlikke ja muide sugupuid niimoodi, et igal isal pidi poeg olema ja kui ei olnud poega, siis see suguosa katkes. Kuidas ta teadis seda, mis te nüüd ära tõetate siin geneetikaga? Ma arvan, et seal ongi mitu eri asja, et üks on see, et kui maailmas vaadata üldse, siis see, kuidas mingi pärandub, see, et on alati see isalt pojale peab päranduma, et see on teised pidi, vaata, tal on teine pool ka. Et see on nagu selline kultuuriline seda, mida nimetatakse nagu patrilineaarseks pärandumiseks, eks ole. Et see on Euroopas ja üldse maailmas nagu kultuuriliselt arvatakse, et saanud valdavaks seoses peale seda, kui see põlluharimine ja kõik, kui tekkis selline varaline kihistumine. Et paljudes kohtades enne seda, või võib-olla, ma ei tea, kas oli nagu täiesti levinud, oli ka see matrilineaarne vara pärandumine, mis osades maailma piirkondades on veel praegugi ka säilinud, küll vähem. Et see on nagu selline kultuuriline küsimus tegelikult, et bioloogiliselt tegelikult ju isa pärand, bioloogiline pärand, DNA kandub edasi ka tütardesse täiesti. Lihtsalt see on see Y-kromosoom, see üks osa tema genoomist, mis siis määrab selle meessoo, et kas see nagu töötab, see pärandub või ei pärandu, et selles mõttes, et me rõhutame seda just sellepärast, et kui me räägime Y-kromosoomi puudest või Y-kromosoomi põhjal tehtud uuringutest, siis me saame rääkida ainult nendest isaliinidest. Ja see nagu näitab siis poole populatsiooni ajalugu. Ja kui me räägime mitokondri põhjal tehtud uuringutest, siis see räägib emaliinidest ehk siis nagu naispoole uuringutest. Et selles mõttes jah, ma arvan, et see patrilineaarne pärandumine, et see on lihtsalt, see on tekkinud nagu kultuuriliselt mingi, et nagu see vajadus, see suur vajadus selle poja järele, ütleme nii. Tere!
Mina olen Heldur Peterson Tartumaalt ja kuuldused minu kadumisest, mis siin kunagi suures kogus oli, on liialdatud. Et täitsa oleme olemas ja Kalev Toomiga, kes teeb pilte, tegeleme Peipsi taguse eestlaste programmiga. See selleks 5 rajooni rahvast toodi siia asemele, kui 80 000 inimest põgenes läände. Aga me sellest ei taheta üldse rääkida. See on omaette teema. Aga nüüd, kuna ma ise olen kandidaadi töö teinud hobuste aretusalal, praeguse seisuga siis filosoofia doktor, siis ma tooksin siin ühe paralleeli. Te rääkisite isapoolsest ja emapoolsest. Öeldakse niimoodi, on täppisteadus ja on laias laastus või ütelda kirvereegel. Öeldakse, et tütred on isadesse ja pojad on emadesse ja lapsed keskmisena oma vanavanematesse. Te kasutasite sõna isaliin ja emaliin. Ma tean, et seda kasutatakse, kuid tegelikult aretuses, mitte üks hobustel või kõikidel põllumajandusloomadel, ka inimene, aga seal on mitte enam tõug, vaid juba sõna rasse, millega võib väga kergesti saada omale vastaseid. Seal on niimoodi, et tegelikult liin on isa järgi ja ema järgi on perekond aretus. Ja liinaretus on isa järgi aretus. Ja öeldakse, et keskkond annab poole ja geenid annavad poole, 50-50, eks ju. Ja mille pärast juba 2000-3000 aastat tagasi otsustati looma, sealhulgas ka hobuse välimiku üle, arvati ja väga õiesti arvati, et kui tema on oma järglasega ehk varsaga või veel järglasega sarnane, et siis on tema pärandanud edasi ka andnud need jõudlusvõimed. Kui välimik läheb, siis eeldatakse, et ka jõudlusvõimed. Ja mispärast näiteks maailma üks vanimaid rahvaid, juudid, nendel on ju tähtis emapoolne põlvnemine. Niisama nagu Araabia hobuselgi, eks ju. Ja me Eestis võtsime ka selle aluseks. Nii et neid asju... Küsimus oligi selles, et ma ütlesin, et mitte üksi ei ole see isapoolne, vaid... Ei, selles mõttes, et seda ei olegi väitnud üldse. Et kõik emapoolne perekond, aretus ja võtame siin juudi teooriad juurde, see on üpris oma. Ma arvan, et see läheb selles mõttes, need erinevad teooriad lähevad praegu segi läbi, et ongi, üks asi on kultuurilised kuuluvused ja kultuurist põhjustatud teooriad. Ja ka seda uuritakse, et kuidas erinevad kultuuri käitumised inimeste geenimustreid mõjutavad, et sellega ka tegelevad ka meie kolleegid. Teine asi on täiesti puhtalt bioloogia, on see, et tõepoolest emalt ja isalt kandub edasi pool mõlemalt, iga inimene saab pool oma genoomist emalt ja teise poole isalt. Ja igas põlvkonnas toimub nende omavaheline segamine. Me lihtsalt siin praegu nagu aja kokkuhoiu mõttes sellest ei rääkinud. Oodake, tegelikult see on väga hea, sest praegu te näete nüüd päriselt, millised need puud välja näevad. Ja nüüd tuli ikkagi ettekannega. Aga ma lõpetan selle mõtte ära, et bioloogiliselt me saame ju emalt ja isalt nagu pooleks oma geneetilise pärandi. Aga lihtsalt ja igas põlvkonnas toimub nendel omavaheline segunemine ja sellepärast on seda, mida Anne-Mai nimetas autosoomseks genoomiks, ehk siis kogu see ülejäänud genoom. Selle uurimismeetodid on teistsugused ja veidike keerulisemad. Kuna seal ei ole nii lihtne võimalik seda puud teha, et seetõttu seda isa ja emaliini on nagu lihtsam puuna näidata, kuna see pärandumisviis ongi see, et see mitokonder pärandub, täpselt terve see mitokonder pärandub emalt lastele ja peaaegu kogu Y-kromosoom pärandub isalt pojale. Ja et seal ei toimu seda segunemist, mis tõttu puudena esitada on seda lihtsam. Näete, ja ime juhtub. Et sellepärast me rõhutame seda, et on isaliin ja emaliin, just kuna see pärandumisviis on erinev. Ta pärandub nagu tervikuna ja ainukene asi, mis siis
erinevust tekitab, on see mutatsioonide kuhjumine põlvkondade jooksul. Et ülejäänud genoomis toimub igas põlvkonnas isa ja ema geneetilise pärandi segamine, mistõttu seal on, matemaatiliselt on seda palju keerulisem näidata ja seetõttu me ei näegi täpselt välja nagu oma ema või isa, vaid võib-olla näeme välja mõne kaugema sugulase sarnasem, sellepärast et on toimunud juhuslik segunemine. Et see on selline lihtsalt puhtalt bioloogiline protsess, mis seal taga on. Aga ema ja isa liinid on nagu puudena lihtsamini esitatavad ja need fülogeneetilised puud siis nagu ongi tegelikult nagu tõeliselt näitavad neid sugulasi. Lähme edasi. Siia me jäime, et super, ükskord ikka tehnika tuleb võita, ei ole midagi. Et siis, nagu me mäletame, Eestis olid levinud N, I ja R1A levinud liinid, need. Ja siis praegu järgmisena me lihtsalt vaatame ühte seda suurt puud, kus on kokku 934 proovi ja need siis ei ole ainult Eestist, vaid need on kõik kaasavad ka neid meie naaberalasid, nii palju, kui meil proove õnnestus saada. Ja võib-olla ma äga kiiresti lihtsalt ütlen, et te näete, et seal tekivad nagu värvi järgi mingid klastrid või sellised kokku grupeerumised. Ja need värvid on siis vastavalt päritolule, et on teatud sellised Rootsi liinid ja see haplogrupp, mille nimi on I või see isaliin I1. Et võib-olla üks tähelepanek nende kahe liini puhul, et seal on märgitud I2 ja I1. Et see I2 on näha, et seal on palju varasemad, tekivad mingid sellised hargnemised sellel puul. Samal ajal see I1 on üks pikk liin kuni 5000 aastat tagasi. Ja võib-olla jälle mõte on meie ju ka töötame nagu, lähme siit minevikku tagasi ja kogu aeg otsime, et kus on ühine eellane ja kus need nagu klasterduvad kokku. Ja siis me näeme, et kõik need I1-d klasterduvad kokku umbes 5000 aasta jooksul kõikidest nendest erinevatest piirkondadest. Et see on nagu iseloomulik. Ja kui, mine edasi. Et siin on lihtsalt välja toodud täpselt see sama puu nagu seal ennem, aga siin on nagu mõned kohad rõhutatud ja teised on ära peidetud. Et siis selle I-puu sees on näha need natukene nagu Eestile spetsiifilised klastrid, kus siis tänapäeva Eesti geenivaramule oma proovi andnud mehed, nende need isaliinid, Y-kromosoomid leiavad siis ühise eellase mingisugusel ajahetkel ja need on võib-olla natukene erinevad siin 2500 aastat tagasi ja me räägime siin aastat tagasi nagu praegusest hetkest, mitte nagu sellest enne meie arvamist, vaid praegusest hetkest. Ehk siis umbes aasta 0 juures. Et lihtsalt on näha, et on nagu erinevatel aegadel need ühised esiisad. Ja siis seal on üks suur Soome klaster, see roheline on Soome ja selle sees on veel pisikesed sellised nagu Eesti pesakesed. Et ehk siis meil on mingisugused esiisad, kes siis võib-olla tulid Soomest siia. Lähme edasi, et ega siin nüüd aeg surub takka. Siis see on see teine hästi tüüpiline liin R1A, mis on tüüpiline Eestis, aga ka just nagu Ida-Euroopas, et Lääne-Euroopas on selle sama R-grupi teine alamliin väga levinud, mille nimi on üllatus R1B, nagu see suur nimi. Et siis see on jälle selle piirkonna geneetiline varieeruvus kokku võetud, kokku surutud hästi see puu. Jälle on näha, seal on all see üks lilla on kogemata, seal peaks Poola olema see, mis see lilla on seal. Et on näha nagu piirkondlikud sellised isaliinide klastrid, mis mingis aja hetkes, kui me tagasi läheme, siis koonduvad ja ma lihtsalt olen siin peal ära märkinud mõnede nende Eestile omaste või ütleme siis sellised klastrid, kus on valdavalt Eesti päritolu mehed. Seal on ka teisi, siis see aeg tagasi, kus nad siis nagu leiavad selle päris ühise esiisa. Ja siis siin on ka näha Rootsi, et see on väga Rootsis levinud. Ja ma jälle rõhutan siin seda, et alati see sõltub, et mis see valim on, mis me sisse panime. Et me ei ole pannud siia kogu maailma meeste andmeid, vaid ikkagi keskendume sellele meie piirkonnale. Et seetõttu me ei näe nagu osasid asju, me ei näe seda, mille kohta meil proove ei ole. Lähme edasi. Ja võib-olla eelmise kohta see, et Soomes oli too üsna haruldane. Nii, ja nüüd on see põhiline siis Eesti maiuspala alati isaliin, see Y-kromosoomi uurijatel on see haplogrupp N ehk see isaliin, mis
kui me muidu rääkisime, et on, ütleme, et Ida-Aasia ja Lääne-Euraasia tüüpilised, siis haplogrupp N seal päris üleval on üks geograafiline pilt näidatud sellisel päris, kui me lähme kaugemale ajast tagasi, umbes 19 000 aastat, et siis kõik need mehed, nagu, nad on nii laialt levinud, Kamtšatkast kuni Rootsini põhimõtteliselt, leidub mehi, kellel on see isaliin. Nii siis kolleegid on teinud siin väga häid uurimusi, aastaid juba. Siin on jälle näha, kuidas seesama isaliin on levinud, see lilla värv tähistab seda N-i ja see oranž värv tähistab tema sõsarklaadi, mis on siis ainult Aasias levinud. Et seal nagu, kui väga kaugele tagasi minna, siis on mingisugused ühised esiisad tegelikult nagu seal. Ja siis on veel kord ära toodud see N-i protsent, mis siin on natuke võib-olla väiksem, kui oli seal meie eelmise peal, aga sama, suurusjärk on sama. Ja me edasi. Siin Anne-Mai töö näitas väga hästi nüüd, oli just see näide, et kui meil on rohkem andmeid, kuidas me saame lahti harutada selle puu, panna hargnemistele lahknemisajad, ja siis me saame nagu palju paremini ja täpsemini vaadata, et millistest piirkondadest pärit mehed siis nagu ajas lähemalt üksteisele sugulased on. Ja huvitav oli see, et siin on see klaster, mille nimi on N3,6 ja selle koondumine on umbes 5000 aastat tagasi ja tegelikult seal, kui te vaatate, siin on nanaid ja eestlased, et siis nende ühine esiisa kuskil oli, kellel oli sama, tähendab seda isaliini kandev. Mine praegu edasi, ma arvan, et me siin ei peatu rohkem. Et see lihtsalt näitab seda geograafilist ulatust, mis tegelikult on see sama geograafiline ulatus. Aga nüüd siis me juba ajas teame, et see oli 5000 aastat tagasi, kui need liinid koonduvad. Ja siis me keskendume sellele N3A3 ja 4, lähme edasi ja loodetavasti, siin on veel see sama lihtsalt nagu ära toodud see kultuuriline ja geograafiline kaugus, mis siis tegelikult nagu 5000 aasta tagusesse aega, mida me nagu peame ikkagi väga hiljutiseks. No, põrutame edasi. Meil on 2 tüüpi, mis on Eestis ja Soomes nagu vastandliku sagedusega. See A4 on Soomes hästi sage ja teine on Eestis. Ja ma ei tea, kui saab edasi minna, siis me lähme. Mõtlen, äkki me jätame osa neist vahele, lähme ülejärgmise slaidi juurde, sest siin on nüüd see N3A3, mis on Eestis levinud liin. Selles konkreetsel puul on 630 meest. Siin on tõesti väga paljud neist ka Eestist pärit, aga ka nendest teistest piirkondadest. Ja me näeme teatud siin paremal, teie poolt vaadates paremal pool on niisugune Poola, Valgevene ja Leedu mehi ühendav klaster ja siis seal on veel selline pigem slaavi klaster seal see lilladega ära märgitud. Ja äkki Anne-Mai, sa räägid ruurikutest natukene, lihtsalt hüppame sinna hups üle kohe, jätame muud vahele, sest see on kindlasti palju põnevam kui see üldine pilt. Sõltub, millest kuulda tahetakse, kas saada kuulda emaliinidest või hoopis ruuriku perekonnast, et mis on huvitavam, et tahate ruurikutest kuulda, siis kui räägime ruurikutest. Et nüüd me rääkisime sellest NA3-st, mis siin on levinud ja mille hargnemine, need harud on hakanud kasvama suht hiljiti, umbes 2500 aastat tagasi. Ja selles NA3A3 sees on siis ruurikute perekond. Noh, niimoodi arvatakse, mine veel tagasi korra. Nii ma arvan, kõik teavad seda lugu ruurikutest, eks ole? Aga tänapäeval on siiamaani aristoraatlikud suguvõsad, kes siis väidavad oma isaliini, katkematud isaliinid kestavad kuni selle ruurikuni. Ruurik on ka näiteks Aleksandr Nevski isaliini, eesisa nii-öelda. Ja veel igasugus kuni, hulka veel. Aga sinna N3A3 on ka veel üks Leedu tähtis ülik, Gediminaste suguvõsa. Ma ei ole ajalooline, nii et ma ei hakka väga detailidesse laskuma, kes on huvitatud, vaadake mujalt võib-olla. Nemad on ka seotud selle Jagelonida suguvõsaga, kes oli seal Ida-Euroopas siis tähtsad kuningad mingi periood. Aga hetkel ma ei hakka sellest rääkima. Et mis me aga geneetiliselt tehti üks projekt, see oli erarahaga tehtud projekt, kus inimesed, kes väidavad, et olla nende
suguvõsade otsesed meesliinis järglased lasid oma DNA-d siis Y-t sekveneerida. Oma raha eest, ma eeldan. Ja näiteks need, kes ruurikud, mis on väga vana suguvõsa, väga tänapäevani Euroopas ka, neid on rohkesti. Sealt tuli välja kolm eri liini. Aga neid hiljuti aitas meil vana DNA, kus inimesed uurisid ühte ajas ühte ülikut, kes oli siis isaliinis seotud selle ruurikuga, kas ta oli vist Aleksandr Nevski pojapoeg või keegi. Ja see DNA näitas ka, et ta kuulub sinna N3A3, nii et saime rohkem tõendeid, et tõesti see N3A3 on see ruurikute suguvõsa nii-öelda haru. Edasi. Ja Gedimiinastega oli asi lihtsam, kõik, kes väitsid olemas isaliinis seotud Gedimiinastega, kuuluski sinna N3A3 mõningad mutatsioonid juures. Nii, nüüd on küsimus, kas need dünastiad on sugulased, kui sugulased need on, nad kõik kuuluvad sinna harusse ja see N3A3, pildi peal on näha, on levinud nii Eestis, Lätis, Leedus ka. Nii, ja lähme nüüd edasi. Ja siis meie vaatasime, võtsime need andmed, mis avalikult kätte saadavad ja panime need oma tehtud fülogeneetriliste puude peale. Ja mida me siin nägimegi, et väidetava ruuriku liin istub selles NA3 klastris ja sealt eraldubki üks alamliin, mis on levinud Venes ja Poolas. Eraldubki selles suuremas Skandinaavia klastris, see on see lillakas seal, vasakut kätt. Ja Gediminas istubki selles Poola, Leenu, Valgevene klastris. Ja nad on omavahel suguluses küll meesliini pidi, eks ole, aga see omavaheline sugulus on umbes 100 põlvkonna tagasi, mis umbes 2700 aastat tagasi. Oli tõesti neil ühine esi-isa. No suguluses nad on, aga mis on see suguluse aste? No väga kauge ikka. Aga jah. Ja paljudel eestlastel tõesti on see sama ühine esi-isa lihtsalt 3000 aasta sügavuses. Vot nii. Sellised lood. Kas on küsimusi? Siis meil hakkab aeg läbi saama vist. No mõne minutiga me ei jõua vist väga kaugele. Aga räägime emaliinidest äkki. Naistel ka huvi ikka. Räägime emaliinidest. Et me vaatasime neid emaliine ka. Ja esiteks, mis sealt välja tuleb, on see, et emaliine on palju rohkem. Nii et neid ei ole nii ilusaid, et nimetame 3 tükki, kõik on selge, ei ole tegelikult. Lähme nüüd järgmine puu. Et esiteks meil oli väga palju andmeid selle, aga igatahes, kui me nüüd niimoodi vaatasime meie regiooni, mitte ainult eestlased või kõik, keda me saime siin, soomlased, venelased, nii palju meil on, vähe, aga on, eks ole. Neid liine on tegelikult 85 kokku. Nii et mitte ükski neist ei saa olla väga sagedane, eks ole, kui meil on 100%. Mida see küll ütleb meile see, et väga rohkem palju naisi panustab järgmisesse põlvkonna, ehk siis väga palju rohkem naiste järeltulijaid on elus kui meeste järeltulijaid puhtalt. Ja see käin selle piirkonna kohta, see on ülemaailmne selline näide, et jah, see on bioloogiline tõsiasi või mustrid, mis me näeme, on väga palju rohkem emaliine on, kui isaliine on nagu järgi. Aga okei. Mis meil siin meie regioonis toimub. Ja. Et me vaatasime neid nii-öelda liine klastritena, kes kellega palju mida jagab. Ja sealt tuli, me räägime Eesti-Soome sillast, et 26% soomlase kuulub neisse harudesse, mis on jagatud oma 9% eestlastega. Ja oma geograafiliste naabritega rootslastega jagab Soome umbes ainult 8% soomlasi kuulub selliste harudesse, kus on valdavalt soomlased ja rootslased. Ja mis põhjustab sellist mustrit? Üks põhjus on võib-olla, neid põhjusi on mitmeid, aga selge on see, et kas on pidevalt käinud nii-öelda ränne läbi Eesti-Soome suunas või kuskil kolmandast kohas, sest arheoloogilist me teame, et ida poolt või kuskil kagust on tulnud pidevalt inimesi siia kanti, et võib-olla nad hargnesid juba varem, ühed läksid Eestisse ja teised Soome, aga siis me tahame öelda, et need liikumised, mis me näeme nendes meesliinides, ei ole tegelikult ainult meeste asjad, et tõenäoliselt käisid seal ka naisliinid ka. Aga nende naiste hulk oli mitmekesisem. Aga see Eesti-Soome sild on naisliinis ka päris tegelikult tugev.
kui me niimoodi vaatame neid klastreid. Ja kui me nüüd vaatame mõnda emaliini näiteks, siis me dateerisime jälle need kõik ära, see oli eraldi suur töö, aga nüüd kui me näitame sellist väga vana, kõige vanimat, ütleme nii, mis siin kandis levib, ja kuna ta on väga vana, ehk tema vanus, tema hargnemise vanus, ma ei näe. No, tema hakkab siin hargnema, igatahes see läheb seda kammkeraamikasse välja, kammkeraamika nöörkeraamika aegadesse. Nende hargnemise algus. Ja ta ei ole levinud ainult Eestis, ta on levinud, kuna ta on väga vana, siis on loogiline, ta jõuab igale poole. Ja vana DNA-ga me nägime ka, et ta leidub näiteks Narva kultuuris ja ka Eesti kivikirstkalmetest. Nii et see on liin, mis on, nagu mina näen seda kui ringi siin meie Balti mere ümbruses, on püsinud juba kiviajast saati ja ta lihtsalt on siin olnud väga vana ja ta on püsinud siiamaani. Tema sagedus ei ole suur, kõige suurem mis soomlastel, aga sinna 5% ringi ta jääb. Veel üks näide. Liin, mis on eriti väga populaarne soomlastel, vanus on ka juba oma jagu, sinna 3-4 tuhande aastat kanti. Ja vanateina leitud nöörkeraamika Tartust. Seega, see on jälle näide, et tõenäoliselt on liikumine olnud, võib-olla hõlmanud nii Eestit kui Soomet, juba räägime nöörkeraamikast. Lihtsalt Soomes on see liin olnud väga kaua, on mitmekesistunud, väga kaua seal on, väga kaua saan järglasi, jõudnud suurele sagedusele. Eestis on ka, aga vähem, aga ka üks vana liin. Aga üks hoopis vastupidi näide on liin, mis algas alles ka 2500 aastat, natuke nagu need isaliinid. Ta on päris palju. Ma ei hakka numbreid nimetama, sest need ümber ütled midagi peab võrdlema kõik oma vahel. Aga oma vanuse kohta on teda väga-väga palju. Palju on jälle mõned protsendid või nii, aga teisi on veel vähem. Ja tema hakkas kasvama väga hiljuti. Miks ta kasvama hakkas? Miks seda nii palju on? Me ei tea. Kas need on seotud jälle mingite liikumistega või mingite keeleprotsessidega, mis läheb sinna umbes rauaaega. Me ei tea, see on veel uurimise küsimus. Aga sellised uitavaid naisliini meil siin on. Ja nüüd me ka hakkame lõpetama siis. Et esiteks siis kokkuvõtvaks. Naisliine on rohkem, et see mitmekesisus on suurem, ehk siis rohkem naisi panustab järgnevasse põlvkonda. Ja see ei ole ainult meie siin reaalsus, see on üle maailma on selline tähelepanek olnud. Eestis on levinud naisliinid palju, aga osad on väga vanad, tõesti kiviaega võib välja juuda ja mõned on nooremad. Nad kõik peegeldavad eri protsesse, ajaloo, rahvastikuprotsesse, mis on meil siin toimunud. Kindlasti tähendab seda, et siin ei ole istunud üks seltskond aegade algusest peale, vaid seda seltskonna pidevalt juurde tulnud. Aga vana seltskond ei ole ära kadunud. Ta on siin ka kohastunud ja juuri ajanud. Jah. Ma arvan, praeguseks on küll näidatud, et teatud jooned on kindlasti mingid geneetiline kontingent seal on, aga palju on ka nagu keskkond, et see vaidlus käib, et mingit ühte vastust siin ei ole. Tõenäoliselt keskkond soodustab mingite asjade avaldumist. Ja kui keskkond on erinev, need asjad, või need iseloomujoond võib-olla ei avaldu nii tugevalt. Ja siis neid geene on väga palju, mis osaleb mingite et ei ole nii, et üks geen vastutab ühe iseloomujoone. Neid geene on sadu ja need on eri kombinatsioonid. Nii et see asi ei ole lihtne. Nii. See on tõeliselt väga 7 penikoorma saabastega arenev valdkond, nii et kindlasti on põhjust kutsuda sellel teemal veel tagasi esinema ja ka teisi. Aga tulge küsima pausi ajal vahepeal. Aga ma küsin ainult ühe üldise küsimuse veel, et minu geenivaramu, selle portaali kaudu on meil üht-teist võimalik leida, kas praegu juba, aga kas konkreetselt, mis teie rääkisid, haplogruppide infot ja sellist ka tuleb sinna kunagi, et me saame enda kohta vaadata neid? Ja nüüd ongi see probleem, et millegipärast otsustasid seda mitte panna, sest ei ole nagu, me saame nüüd öelda, et N on maksimum, mis me saame öelda nende kõikide kohta, mis meil on, et saada rohkem neid N, koolan, kuni ruurik, kuni välja.
meil ei ole seda raha, et nii palju neid geene, neid ära sekveneerida, nii palju seda DNA-d. See on lihtsalt selline tehniline probleem või probleemküsimus, et kogu Eesti geenivaramu, mis on 200 000 inimest ja peale, neil on kõigile tehtud nagu ülegenoomne teatud punktide analüüs. Aga see ei anna seda võimalust, mis meil praegu selle alamhulgaga näiteks nende isaliinide puhul on, kuna need on sekveneeritud, ehk siis kogu see tekst on justkui läbi ja sealt me saame oluliselt rohkem infot ja see annab selle võimaluse dateerida, et nende punktmutatsioonide puhul saab öelda, et sul on N või mingisugune alamharu, aga et see ei ole nii detailne. Aga kui teil on huvi, kirjutage Eesti geenivaramule ja kindlasti vähemalt sellisel üldtasemel, et kas on N või H emaliinidest või midagi, seda infot saab. Aga siis on hea, kui rahvas näitab üles huvi, sest see ei ole nagu minu ega Monika otsustada tegelikult. Aga kui inimesed näitavad huvi, siis saab. Kui keegi teist on näiteks geenivaramu doonor, siis ega meie seda ei tea, et meie käes on andmed täiesti anonüümsed ja see on täiesti lubamatu, et me teaksime seda. Aga igaühel on õigus geenivaramust oma andmeid välja küsida, et selles mõttes, et seda peab ka nagu teadma. Aga mis siis, kui see Rüürik on legend ja muinasjutt? Ma vastan, et see mees oli ikkagi olemas, kas ta oli Rüürik või keegi teine, eks ju, ta oli üks mees. Võis olla Ruurik või Muurik, me täpselt ei tea, aga ma arvan, et kui panna see info, mis meil olemas on, pluss see Ruurik on Munk Nestori kroonikast, eks ole, siis tõenäoliselt keegi tuli ja midagi ta siin majandas nii-öelda. Mida täpselt me ei tea, ma usun, et Munk Nestor päris kõike välja ei mõelnud ja kui me paneme need tänapäeva andmed kokku, siis ma arvan, see Ruurik ei ole puhas legend. Mingi inimene tuli, tõenäoliselt kaaskonnaga, vaevalt üksinda, ja mingit korda või mingit poliitikat nad Novgorodi kandis ka ajasid. Ma arvan, me võime seda suht juba kindlalt isegi öelda. Jah, Liiveni pärivad naisliini pidi just kaupast on see legend. See oleks just näide sellest, et kui ei ole poegasid, siis selle Y-kromosoomiga ei saa seda jälitada, aga on teisi meetodeid, et selles mõttes, et see ülegenoomne kogu ülejäänud info on siiski olemas, aga siis on teised meetodid, et mitte nagu selle Y-ga ei saa. Aga aitäh praegu kuulajatele, aitäh esinejatele kõigepealt, jah. Juhin veel tähelepanu meie tippkeskusele, mis on nüüd uus ja värske ja kestab veel nüüdsest edasi 5 aastat, kokku 7. Et kindlasti hoidke silma peal, et see on üks ainukene Eesti teadustippkeskus praegu, mis sai 7-aastase rahastuse, kuhu on kaasatud ka nii humanitaarteadlased kui reaalteadlased, loodusteadlased. Ja meie eesmärk on siis teha erialast sünteesi just Eesti kogu ala päritolu, looduse ja inimese vastasmõju ja kõige selle kohta. Et kindlasti, ja ERMis peaks 2028 olema samateemaline näitus kunagi, nii et selline. eestijuured.ee. Jah, see on nagu, kui otsida teadustippkeskus Eesti juured, siis ja Kristiina Tambets on professor, on nagu selle juht, aga seal on mitmeid teisi partnereid, Tallinna Tehnikaülikool, Kirjandusmuuseum ja Tartu Ülikool on koos. Nii, aga tänu veel kord esinejatele ja